Tere hommik, on suvine imeilus hommik ja täna teen ma katse. Olen siin Viljandi külje all Viiratsis ja täna teen katse, kas sellise tööriistaga hommikul tööd tehes saab publikut või ei saa. Et jalutasin siit sellest ilusat kortermajast mööda ja vaatasin, et siin kortermaja ees on selline natukene kõrgem hein, et prooviks selle vikatiga seda heina siit maha tõmmata, et just siukse paraja kõrgusega. Ja juhuslikult oli vikat ka kaasas ja jätsin auto seisma ja mõtlesin, et naudin natuke 1,5 tundi tänast hommikut ja teen väikse võimlemise ja siis saab päevaga edasi minna. Nii, tõmbame tera teravaks. Loodame, et luiskamine majarahvast üles ei aja, aga ma arvan, et parem ikkagi trimmeriga tulla siia. Viimane kord, kui Tallinna külje all Peetris vikatiga ühe kortermaja juures ühte kraavi kallast sai tõmmatud, siis tuli ikka paar inimest rõdu peale ja sai kerged plaksutamised ja ovatsioonide omanikuks. Aga kuulsust ma taga ei otsi, et pigem naudin tegevust. Aga tegelikult ikka natuke kuulsust ka. Ja et ka teised saaksid teada, milline fantast tegevus see on vikatiga niitmine. Esimesed autod tulevad. Hein tundub päris see kõva olevat. Ja ma alustan siit serva, mööda serva pidi panen sinna taha lõppu välja, tee ääre puhtaks ja siis tulen vastuvaaluga tagasi. Luiskamist tuleb siin täna vist kõvasti, siis ma kardan, et siin on kive ka. Nii, nüüd väike vahe kokku võtta. Vaatasin just kella ja selle pikkuse siis sinna ja tagasi niitsin kuskil, ma arvan, 40 minutit. Nii et ilusti vastuvaaluga tagasi ja ma arvan, et edasi-tagasi ring veel ja 1,5 tunniga on see maja sinna niidetud. Vahekommentaariks veel juurde, et ausalt öeldes tulin siia kergelt mütsiga lööma, mõtlesin, et mõnus madal hein, et hea lihtne tõmmata. Tegelikult ei ole ma nii mitmekülgse heinaga põldu üldse niitnudki.
et ristikud tihedad, siis mingit sellist kõrrelist heina, mis on ülimadal ja ülivintske ja sitke, mis tahab üliteravat viketit ja natukenegi nürida viketiga maha ei tule, nii et on hõredaid kohti, kus kasvab väga tugevaid mingisuguseid taimi nagu puitunud taimi, on madalaid, kõrgeid, hästi mitmekesine, aga õnneks ei ole väga palju kivisid ja suht sile maapind, nii et saab viketiga ilusti mööda maad vigistada mõnusalt, ei ole mingeid suuri mättaid, auke, mutimulle hunnikuid. Ja siis 3 kommentaari sain ka laivi, et esimene kommentaar tuli ühelt noormehelt, kes arvas, et mul ei ole tõesti midagi muud teha. Teine kommentaar tuli ühelt vanemalt proualt, kes ütles, jaa, väga tubli, juba päris hästi tuleb välja. Ära. Ja 3. kommentaar tuli ühelt meesterahvalt, kes ütles, et jaa, viketiga jõudu ja hea viketiga niitmist juba iga päev ei näe, et selles suhtes väga lahe. Nii et ma arvan, et tõmban selle ühe ringi veel peale ja siis vaatame, mis edasi saab. Ja üks kommentaar veel luisu kohta, et see on nüüd ehituspoest ostetud luisk ja ma järjest seda enam saan aru, et selle minu Austria terale see luisk peale ei hakka, nii et praegu on hein siin täiesti läbimärg ja see luisk on ka siin muutunud selliseks vettivaks, nii et põhimõtteliselt on nagu mingisuguse kriidiga või liivakiviga tõmbaks, nii et kuidagi absoluutselt ei taha tõmmata seda tera ja on nii pudi kui pudi, nii et tõuseb kvaliteet ja tõusevad nõudmised tehnikale, et seda ma raudselt praegu tunnetan. Mitte tehnikale, vaid nii, et tõusevad oskused ja nõudmised ka varustusele. Nii et tõusevad varustus. Praegu ma luiskan selle luisuga, mis ma täiesti mõttetu, nagu võiks mingisuguse, ma ei tea, mis asja maast võtta, mingi puupulga, et ausalt öeldes korralikku varustust on vaja, väga korralikku. Nii, vahekommentaariks nii palju, et nüüd hakkab alles hoog üles saama, siit üles tulla oli praegu päris hea hoog sees ja päris mõnus tõmmata. Ilusa laia kaarega, nii mõnus madal hein ja ülilaia kaarega saab tõmmata. Aga taaskord ülikeeruline, kohati on ülitihe, ristik on maha vajunud väga kõvade rootsudega. Ja väga mitmekesine taimestik, nii et üli hea kogemus ja muidugi kuna hein on väga märg, siis mul see luisk on ka praktiliselt läbimärg ja see sulab nagu savitükk või savikäkk mul siin käes ja põhimõtteliselt vikati teravaks saamine on küll selline raske asi praegusel juhul, võib-olla on vaja ka juba pinnida, ma arvan. Aga see Austria tera on kindlasti grammi võrra kangem kui plekist need vanad vene vikatid, nii et sellega võib-olla seda vene vikatit saaks tõmmata, aga no seda saab ka, aga mul tundub, et liiga suure vaevaga.
nii, nüüd tõmbame siit hooga alla tagasi ja vaatame siis, mis siis kell selleks ajaks on, et 40 minti siit praegu üles tulime, et ahah, juba tulevad niidukiga mehed ka. Ma tean, et täna pidid tegelikult tulema siia muruniitja ja traktoritega seda heina niitma, aga ma pidin tulema ju Viketiga ennem, et saaks seda mõnusat heina siin tõmmata enne, kui nad murutraktoriga selle maha tõmbavad. Kohe anname Viketit katsetada meestele. Tere hommik! Tule niitma! Mõtlesin, et sinu tuli Vikati mehel on päris suured välja võtsid siin maja ümber ju. Näed? Väga lahe. Väga lahe. Jumala korralik ju. Niidukit vajagi. Jah. Mõtlesin, et enne kui traktoriga tulete, et kurat, et ma pean tulema niitma, et jube kahju, kui heina ära niidata, ma ei saagi niitele. Olen nüüd siin, ma ei tea, 2-3 tundi möllanud ja terve see maja külg on nüüd puhtaks niidetud ja peaks kokkuvõtteks siis ütlema, et ega mütsiga lööma ei maksa tulla, kuigi visuaalselt võid ju vaadata, et selline madal hein, et mis jummal, see on siis, see on nagu köki-möki niita. Tegelikult sain väga hea kogemuse. Madal hein küll, aga väga siin lamandunud, väga tihe, üli kõva sitke ja sain üli kõva kogemuse seoses Vikati luiskamisega. See ehituspoest ostetud luisk põhimõtteliselt siin märja Vikati peal ja märja heina peal sulas niimoodi ära, et põhimõtteliselt nagu mingi savitükiga lükkaks seda tera, et nõukaaegse Vikati tera võib-olla tõmbab see teravaks, aga seda Austria tera see luisk põhimõtteliselt teravaks ei luiska, nii et hea kogemus, võta teatavaks suvaline luisk ehituspoest. Sul Austria fuksitera teravaks ei tõmba. Võib-olla kuivaga veel, siis tolm on taga ja kuidagi midagi saada, aga õnneks oli mul kaasas ka selline korralik kamakas, mingi nõukaaegne luisk, mille ma siin mõned korrad olen katsetanud ja servad olen paljaks saanud, et ta oli ka ilgelt määrdunud ja must, aga kui ma sellega nüüd siis tõmbasin, siis ma sain selle tera teravaks, sest see on kõva, kuigi ta tahab sellest terast nagu üle libiseda, võib-olla on asi selles, et ta on veel must, aga ma sain selle tera piisavalt teravaks, et sellist väga nõudlikku pinnast ja väga nõudlikku heina niita.
mida veel kokkuvõtteks öelda? Murutraktor Raider oleks selle maa siin ilmselt 10 minutiga üle lasknud, nii et ega tänapäeval ju ei ole nii, et pikatiga niitmine on mingisugune elu ja surma küsimus ja tohutu vajadus. Pigem on rõõm tegevusest ja võib-olla mingites kohtades, kus ei saa traktoriga, raideriga, trimmeriga niita, siis on see liket omal kohal. Trimmeriga ja jõhviga niitmine oleks siin olnud samamoodi mässamine ja ma arvan, et väga rutem võib-olla saanud ei oleks. Aga maapind on minu arvates päris ilus. Et ma arvan, et võib rahule jääda. Ja ma ei tea, kas iga kortermaja juures igal pool on vaja seda muru alati nii iga nädal nulli peal ära pügada, nii et siin oli ennem ka päris ilus ristik ja erinevad kõrrelised õitsesid, nii et 2-3 korda suve jooksul mingitest piirkondadest heina niita on minu arvates väga okei ja las see lill kasvab ja mesilane sumiseb seal peal ja aga ma ei tea, nüüd ma vist võtan kõne ühistu esimehele ja peaks vist ütlema, et kuule, et mis sa arvad, et kuidas meeldib, et kas sobib, kas võib nii jääda või tuleb murutraktoriga üle niita, et vaatame, mis ta räägib. Aga praegu siis uute niitmisteni ja uute kohtumisteni. Tšau!